peamine asi, 12D. Nad rikkusid nii palju korda, aga nende peale oli võimatu vihastada sellepärast, et nad ajasid mind kogu aeg naerma. Eesotsas Siimuga. Ja selleks, et te oma õnne leiaksite, annan ma teile ühe viimase bioloogia, geneetika ülesande ja see kõlab nii, ma kirjutan selle tahvlile. Geneetika ülesanne on selline, et siniste silmadega optimist abiellu pruuni silmadega pessimistiga. Kui te olete selle ülesande lahendanud, siis võite saata mulle vastuse ja te saate siit teada, kuidas olla õnnelik. Õe omad, eriti need, kes mul siin on eriti aktiivsed. Ma jään puudust tundma, kuna teie olite ka selle ruumi süda. Need, kes te praegu lõpetate, te olete olnud 10. klassis saadik siin mul kõrval ja aitäh, Jonsa, et sa oled nii vahetu inimene. Sinuga on väga hea rääkida kõigest maailma asjadest. Aitäh, Alex, kõige selle eest, mis sa oled minu jaoks teinud, et sa oled mind aidanud. Aitäh, Kalvin, et oskad väga hästi tuju tõsta. Aitäh, Siim, kõige selle eest, mis sa kooli jaoks oled teinud. Ja ära kunagi ära unusta, et sa oled täielik pärl. Ja kui te nüüd lõpetate, tulge siis ikka kooli külla ja tulge ikka kõigepealt siia. Tüdrukutega on vahel tõesti raske koos olla. Vahel nad suudavad ikka parajad ussid ja vastikud õelad olla. Aga muidu ma jään neid tõesti väga siiralt igatsema, sest nendega on väga hea ja lõbus alati koos olla. Nad oskavad tuju rõõmsaks teha ning nendega on super fun olla. Ja kõik on kõik super, kõik need 13 tüdrukut, kõik nad on väga funid ja tored. Ja ta ütleb hommikuti tere hommikust ka. Annan selle selgeks, et tüdrukutel peab kohe hommikul töö heaks tegema ja siis on ülejäänud päev turvaline olla. Meie klassipoistest Michael on tegelikult hästi tubli ja ma arvan, me peaksime kõik, mitte ainult meie kõik poistega, meie ka tüdrukutega, peaks võtma eeskuju sellest, et ta on alati hästi sõbralik, hästi rõõmus. Et tüdrukutel neid tujusid ikka on, aga et siis võiks just rohkem teistega sõbralik ja rõõmus olla. Ta oskab väga sest nad kõik seda teavad, et ma olen neile kõikile alatist neid kõike 3 asja rääkinud, aga ma tahan seda üle korrata. Et nad jääksid alati ausaks enda ja teiste suhtes. Siis, et nad suhtuksid oma kaaskodanikesse täpselt nii, et nad ootavad, nendesse suhtutakse. Ja siis
veel selline asi, et kõiki olukordi ja probleeme on võimalik rahulikult lahendada. Ja selle jaoks meil on kõigil olemas siin nina all üks kriips, mida nimetatakse suuks. Rääkige inimestega silmast silma ja absoluutselt kõikidele probleemidele on võimalus leida lahendus. Ja võib-olla kokkutulekutel saame kindlasti kokku. Vahetame muljeid oma elust. Sellest munistan, et kuidas me teid kokku saanud kokkutulekutel. Ja ma väga ootan seda. 5. klassi tüdrukud. Ei, nad on seal, jah. Aga nad on vahest nii vaiksed, et nüüd ei märkagi. Ja siis nad teevad seal oma asju vaikselt. Muidu õpivad hästi, ma olen kuulnud. Aga tüdrukud hoiavad meil ikka oma. Meie klassipoisid on kindlasti väga suured pealehakkajad ja neil jätkub julgust, et igast asju teha. Nad oskavad lõpuks vabalt võtta. Nad ei põe liiga palju sellepärast, et noorid kindlalt kõik kodutööd oleksid tehtud. Tegemata. Nüüd see on väga palju mured siin neil pärast. Oskad elu nõud? Nad hingavad oma tegutsevad, et see on kohta. Plus vürtsikas sõnavara, siuke maamehe sõnavara. Te olete teinud siin ettevõtlikult palju asju, nii et ma arvan, et ettevõtlikkust on piisavalt, küll kõik muu tuleb iseenesest ka juurde. Nii et edu teile, ettevõtlusklass, edu ka teistele. Meie klass on hästi ühtne. Hästi soe on olla klassis. Nii mõnus seltskond. Tundides ka, kui õpetamine küsib, siis alati toimub õpetaja poiste vahel nagu vestlus. Ja arutelu on pigem jah. Tüdrukud üldse midagi räägib. Kus poisid alati aitavad hädastada. Eriti tooksin välja Gerdo, kes on meil igapäevane siuke energiapomm ja ta ei väsi rääkimast. Ja ta USA. Riine, kes on kindlasti meelde Riiko, kes on üdinisti aus, otsekohene ja aitab alati. Siim tuleb iga hommik, see on Siimu juures lihtsalt pärl, et ta tuleb iga hommik. Ja ta on siuke energiline, ta tuleb ja ta teeb selle hommiku midagi ülilaheda. No ma arvan, et me nende klassi tüdrukuid meenutama eelkõige siukeste rõõmsate inimestena. Kõik on väga sõbralikud ja toredad ja väga ilusad ja konkreetselt välja tuua siis Eliisi ja Keili huvitavaid jutuajamisi, mida ma nii kogemata juhtusin pealt pooluma. Ja neid oli päris palju ja need olid kummalises Jevgenia puhul mulle meeldib see, et ta on siuke otsekohene, tihti ütleb nagu kõik välja, mis ta arvab ja siis ta võib solvata teisi inimesi sellega, aga see on nagu kõige lahedam märgum, et ta saab ise nagu aru sellest ja siis tal on päris siuke, ma üldse ei tahtnud nii öelda. See on siuke armas ja tore. Siis Brita on siukene hästi hea südam, et näiteks kui on mingisugused probleemid või on vaja mingisugust nõu küsida, siis ta oskab kohe aidata ja mõtleb. Meie lennutüdrukutel on nagu kõigil oma siuke mask ees, mille taha nad varjuvad tegelikult. Kõik nad näitavad, et nad on keegi muu, kui nad tegelikult on. Tegelikult meie lennutüdrukud on kõik siuksed pehmekesed ja armsad kaisumummid, keda võiks ellalt paitada. Aga nad näitavad ennast kui nagu, et oleksid justkui karmid ja vahest ütlevad meile poistele halvasti. Aga meie teeme ikka oma parima, et nende eest hoolt kanda ja armastada neid. Mulle meeldivad meie lennutüdrukud väljaspool kooli rohkem, sest meie ühistel koosviibimistel näitavad nad enda tõeliselt palet. Ja on väga hoogsad.
koolipäevad läbi saada, et praegust tuleb viimased koolipäeva nautida ja nende seltskonda. Meil on tõesti väga lõpus vahepeal tunnis ja mälestused nii rockipidu kui moessoov ja elus ajaks meelde meile. Aitäh tüdrukud! Mulle meeldis see, et kui te neid asju tegite, siis te olite hästi põhjalikud. Loomulikult on igast lennust neid, kes on aktiivsemad ja teevad rohkem ja vähem, aga see moodustabki terviku. Ja seda ma tahtsin öelda, et te olete tervik. Te olete ühtne lend 57. Musikesed. Elu on lill. Ärge sporti unustage. Kõike, mis seda tapavad tugevamaks. Naistele meeldivad tugevad mehed.